Alustame vaikselt. Tere tulemast siia sellisele intiimsele paralleelsessioonile, kus on kõige väiksem ruum, kõige rohkem toredaid inimesi koos. Teemaks siis maa, põld ja väärtus ja nagu me teame, on maa ju Eesti kestlikkuse alus ja me arutame selles sessioonis siis, kuidas tagada toidu julgeolek ja maaressurss ka tulevikuks. Ja meil on siin selle 1,5 tunni jooksul 3 esinejat siia ekraani ette tulemas, kes siis kolmel alateemal räägivad, kõigepealt maaparanduse tuleviku maaressurss, siis riigimaade rent ja selle mõju ja siis põllumaade hindamine ja väärtus. Meil on siin ka eksperdid ja tegelikult mina olen lihtne ajakirjanik, aga arutelu juht on tegelikult Maa- ja Ruumiameti maaparanduse ja riigimaade teenistusdirektor Anu Lemvalts ja siin on veel erinevaid eksperte kohal, kellelt ka siis kommentaare võtame ja teie lahket osavõttu ootame ka. Meil on ka tegelikult Teamsis inimesed sellepärast, et mul on küll mikrofon küljes, aga see ei ole siia võimendamiseks, vaid see on, et inimesed Teamsis siis kuuleks ja võib-olla mõned ettevõtjad on, kes üle Eesti on Teamsis kohal ja ka huvituvad sellest ja saame ka nende küsimusi võtta. Nii, aga me hakkame pihta ja räägime siis maaparandusest ja tuleviku maaressursist ja meil on siin hüdrotehnika insener Henri Daniel Ots, palun, lava on sinu. Poolt Henri Daniel Ots minu nimi, mõned teist juba tunnevad mind, teised kindlasti kõik mitte, et kiiresti räägin natukene kohe varsti, kes ma olen ja siis üleval paremas nurgas juba näete ühe ettevõtte logo, kus ma tegutsen, et räägin täna siis kindlasti projekteerija ja enda vaatenurgas siis, et keskendun võib-olla nagu ühele sellisele tuumikprobleemile, mida mina näen, et kuhu me võib-olla liigume. Ja siis võib-olla nagu üritan nagu mõelda, et mida siis nagu teha, aga ma ütlen kohe ära, et ega ma sellele küsimusele nagu häid vastuseid kindlasti siin pakkuma kohe ei hakka. Aga nii, minust siis hästi kiiresti. Nimi veel kord seal ees, tegutsen selles ettevõttes nimega Aktsiaselts projekteerimisbüroo Maa ja Vesi aastast 2014. Sinna läksin ma tööle ülikooli ajal, 3. kursusel ja lõpetasin vesiehitus ja veekaitse aastal 2016 ja siis kuulun veel erinevatesse erialaliitudesse, Eesti Veeinseneride Liit, kus ma olen niisama liige, Eesti Ehitusinseneride Liit, kus ma olen volikogu liige ja ka Eesti Maaparandajate Seltsi, kus olen juhatuse liige. Nii, ja millega tegeleb ettevõtte Aktsiaselts projekteerimisbüroo Maa ja Vesi? Nagu juba siin enne mainiti, käis läbi korra metsad, sood, jõed ja järved põhimõtteliselt ja natuke veel, aga siis üleval vasakul pilt ühest metsakuivendusest. Teeme projekte nende jaoks. All vasakus nurgas ühe jääksoo taastamine. Projekteerime nii-öelda siis taassoostamist, veerežiimide taastamist. Üleval paremas nurgas üks paisrajatis, meie ettevõtte projekteeritud ja all paremas nurgas üks paisrajatis, mis on likvideeritud ja meie ettevõtte projekti põhjal. Ja kui rääkida lihtsalt, et mida siis Eestis tehakse täna, või meie laual enda kogemusest räägin siis, et kui võtta näiteks paisud, siis uusi paise eriti ei tehta. Kuigi üks hinnaküsimine sellel aastal oli, kus küsiti ühe uue paisu rajamist, aga meie lauale see ei tulnud. Likvideerinud selle aasta jooksul oleme koostanud projekte 3 paisule. Ehk siis praegust on tegu rohkem selliste töödega, kui vaadata nüüd kuivendussüsteeme, siis meie puhul on isegi vahepeal vaja nagu vaadata, et kumba me nüüd rohkem teeme, et kumba meil rohkem laual on, kas veerežiimide taastamist või kuivendamist. Täna ütlen, et natukene kuivendamist, vahepeal oli isegi rohkem veerežiimi taastamist. Aga nii, lähme siis täna siis ikkagi rohkem selle maaparanduse poole peale ja kuivendusega siis on ka põhimõtteliselt 2 sellist suunda. Üks on siis metsakuivendus, kraavkuivendus ja teine on drenaažisüsteemid. Ja ma usun, et siin ruumis ilmselt enamus teavad, kuidas drenaaž töötab, sellel ma väga pikalt ei keskendu, aga ühe lausega siis, mis asi on drenaažisüsteem, maa sisse paigaldatud aukudega torud, mis teevad maad kuivemaks ja mitte imeväel, vaid gravitatsiooni jõul. Aga kui küsida nüüd, et milliseid projekte meie rohkem teeme kas drenaažkuivendust, põlludrenaaži või metsakuivendust, siis 99% teeme praegust täna metsakuivendust.
võib-olla natukene vähem siiski kui 99, aga laias laastus drenaažkuivenduse projektid meie büroos tänasel päeval on üsna haruldased asjad. Ja selle pealt ma tegelikult nüüd lähen natukene teemast kõrvale, ma loodan, et ei pahanda, ja räägin natukene hoopis teise nurga alt, et võib-olla kes drenaažisüsteemidega igapäevaselt kokku ei puutu, teil võib-olla isegi natuke huvitavam kuulata, aga näitan ühte pilti. Pildil on erinevad autod, selles keskmises autos istun mina, see oli minu auto tükk aega, VAS 2106, rahvakeeli Žiguli, ja ilmselt teate ka, et Žigulide või vanade Vene autode maine on selline, et nad vajavad remonti pidevalt, eks ole, tehnikat. Et ma suudan seda kinnitada, et sellised autod ikka nokitsemist vajavad omajagu. Ja siis tekkis minul ka selle autoga üks probleem, see oli 2023 aasta suvel. Tekkis selline probleem, et mootor jättis lööke vahele. Tahumeeter käis niimoodi alla üles, sõidad niimoodi, sõidad, järsku hakkab niimoodi jõnksutama. No. Ja siis järjest rohkem sõidad, siis ma ütlesin selle kohta, et mootor hakkas turtsuma, sõidad niimoodi, niimoodi sõidad ainult edasi, eks ole. Üritasin ise seda probleemi lahendada, vahetasin seal küünlaid ja tegin veel nipet-näpet, nii palju kui ma oskasin, ei saanud jagu sellest probleemist. Siis ma mõtlesin, et ma otsin abi. Helistasin esimesse autoteenindustöökotta, et kuulge, süüke auto, süüke mure, et kas saate aidata. Öeldi, et ma ei tea, et Venemaalt neid juppe praegust ka ei saa, et ei taha. Helistasin teise kohta, ütlevad mulle, ütlesid ka ära, et parem on, kui sa ei too, eks ole. Leidsin kolmanda inimese, minu vanune üks kutt tutvuste kaudu, parandab igasuguseid autosid, eks ole, Volkswagenid, Mersusid, mida iganes. Ja andsin tema kätte auto, paar nädalat oli tema käes, helistab mulle, ütleb, et kuule, ma annan alla, ma ei saa jagu, ma ei tea, milles viga on. Läksin tõin auto ära, maksin talle mõnikümmend eurot, eks ole, ja siis otsisin neljanda koha. Tegeleb ralliautode põhimõtteliselt ehitamiste ja parandamiste ja tuunimistega, eks ole. Mitte päris Ott Tänaku autod, aga peaaegu. Nende käes oli auto ka mõnda aega. Ütlesid, jah, tegime korda, tule järgi, sain auto kätte, siis oli mingi uus viga külge sinna tekkinud, sellest ma sain ise jagu. Ja see auto töötas. Sõidan siis selle autoga enda sõbra maa kohta. See oli paar nädalat hiljem, kui ma sain sellelt remonditöökohast auto kätte. Sõidan ja enne kohale jõudnud jälle jätab löögi vahele. Okei. No ehk veab välja. Sõidan veel natuke ja viimased 15 kilomeetrit jälle niimoodi turtsun kohale, eks ole. Jõudsin kohale, siis oli juba sügis käes selleks ajaks. Mõtlesime, et jätame siis auto. Sõbral oli vana küün selline, et parkisime küüni talveks, et las olla auto seal, näete kombaini kõrvale, nii et seost täitsa põllumajandusega ka olemas, eks ole. Minu jutul täna. Jätsime auto sinna, seisis kuni siis järgmise aasta jaanipäevani seisis ta seal, et vahepeal teda korda ei saanud. Ja siis jaanipäev oli ka samas maakohas niimoodi, sinna tuli suur seltskond kohale, selle sama sõbra kasuisa tuli ka sinna, kes noorest peale neid nagu Žigullidega tegelenud ja neid parandanud ja ehitanud. Et vaatame, äkki tema saab jagu sellest asjast, on ju. Nii, panen mootori tööle jälle, tahumeeter käib nii, mees kuulab, ahah, anna 10 võti. 10 võtme kätte, keerab seal mingit mutrikest, tüühib seal, mässab natukene seal süüte asjadega, keerab kinni, ütleb nii, auto korras, pöörded seisavad ilusti ühe koha peal paigal. Siis tegelikult pärast seda, siis ma otsustasingi seda, et minu jõud sellest autost nagu üle ei käi, ei suuda talle pakkuda head hoiustamistingimust, nii edasi, müüsin ära, järgmine omanik sõitis selle autoga tervel Eesti tiiru peale, nii et probleemi ei olnud. Nii, viimane slaid autodest, siis lähme tagasi teema juurde. Seda joonistas AI selle pildi, ma ei tea, kas saite aru või mitte, aga need ühe mehe on täitsa joonistanud autoga 9, eks ole. Aga see selleks, miks ma seda lugusi nagu rääkisin, et üritasin mina siis enda autot viia parandusse, 2 kohta ütlesid mulle ei, ma ei taha sellega tegeleda, 1 kutt ei saanud hakkama, loobus ja 4 tegi korda 8 nädalaks. Ja siis tuli vanakooli mees hääle järgi, timmis asjad paika, kõik töötas, eks ole, kõik oli ilus. Olgugi, et see Žiguli on ju tegelikult, kui me vaatame neid teisi autosid siin pildi peal, on ju 100, võib-olla 1000 korda kergem. Karburaator, mootor, lihtsad asjad, mingit elektroonikat ei ole, eks ole. Aga nende noortemate mehaanikute jaoks see ei ole enam nende mugavustsoon, nad ei tahagi sellega nagu enam tegeleda. Võib-olla kui nad võtaks nagu selle asja ette ja tegeleks ja natukene vaeva näeks ja pusiks, ma arvan, et saaks hakkama ikka. Aga nad ei tahtnud, keegi ei tahtnud. Või siis ei saanud ka hakkama lõpuks. Nii. Ja miks ma siis ikkagi seda lugu nüüd üldse kõike siin rääkisin? Et
sama palju, kui meil liigub täna siis Žiguliisid tänavatel, liigub siis ka drenaažiprojekte. Ja kui me vaatame, kuhu me liigume täna üldse projekteerimismaastikul, siis juba siin kõrvalruumis kuskil vist räägitakse meile BIM-ist ja millest kõigest veel, 3D mudelitest ja süsteemidest. Nii et me liigume sinna, mis on oma olemuselt Tesla Žiguli. Lihtsad torud maa sees. Midagi väga nii-öelda utoopilist ei ole, aga kui varsti on see inseneride mugavustsoon ja me nende töödega vahepeal üldse ei tegele, siis ma julgen arvata, et võib tekkida selline olukord, kus ei ole inimesi, kes oskaks tegeleda drenaažisüsteemidega või ei taha tegeleda. Kui me vaatame jälle meie ettevõtet, meil on niisugune 10 projekteerijat, siis kui meil tuleks täna sisse üks suurem põllu drenaaži reki projekt, siis ma julgeks anda selle rahuliku südamega ühele insenerile, temal on vanus 73 täna. Ja kui tema enam tööd teha ei taha, siis võib tekkida olukord, kui neid töid mõned aastad me ei tee, kus me enam ei tahagi teha, nagu siin eelmistest ettekannetest ka tuli, et ettevõtluse eesmärk on teenida raha ja me oleme ratsionaalsed inimesed kõik, eks ole, ja kui meil on see mugavustsoon, me saame sellega hakkama, saame sellega enda leiva lauale, miks me peaks hakkama uuesti minema tagasi nende süsteemide sisse. Aga kui küsida siis seda, et aga me võime ju lahendada sellega ka seda probleemi. Jah, põhimõtteliselt võime. Aga lähen tagasi selle pildi juurde, et see on sama, et oletame, et ma viin vana Žiguli moodsasse autoteenindustöökotta ja siis tema tööjuhendis on kirjas, et esimese asjana, kui auto sisse tuleb, me peame tegema kompuuterdiagnostika, aga teie autol kompuuter puudus, me paigaldasime selle peale 5000 eurot näiteks, eks. Noh, ei ole mõistlik, ehk siis nagu tagasi tulles, et see ei ole nagu vajalik kasutada selliseid asju. Esiteks meil puuduvad võib-olla algandmed üldse, et teha neid asju nii täpselt, et meil on olemas mingid teatavad drenaažisüsteemi orienteeruvad asukohad, jah, need saab määrata siin georadarite ja kõige muuga, aga täpselt kõrgusandmed me siiski sealt maa alt kätte ei saa ja insenerid, kes on juba harjunud oma laua taga tegelema 3D BIM-mudelitega, kas nad tahavad minna põllu peale tegema mingisugust lahtikaevamist ja mõõtma neid torude kõrgusi seal kuskil peal. Elame näeme, kas sellised insenere meil tuleb. Aga kui on nüüd üldse küsida, et okei, Žigulid olid, sõideti, kasutati, remonditi, mõned entusiastid endiselt veel oskavad ja teevad ja tahavad, on ju, aga noh, nüüd päris palju ikkagi on nagu ära roostetanud ja põllurallikad, mis iganes, koliti Tesladesse ümber, et eks ole, et tunnustamegi selle asja teema nagu ära, eks ole. Siis vähemalt minu teada mingisugust Teslat nagu põlludrenaažile leiutatud ei ole, et on endiselt torud maa sees, eks ole, mis selle maa kuivaks teevad. Jah, on mingisuguseid võimalusi, kahepoolsed reguleerimised, nii edasi, eks ole, sinna meil võib-olla natuke jõuame. Aga et unustame ära siis üldse selle teema, et kas meil seda nagu vaja on, et ma arvan, et on. Et siis ma võtsin ühe pildi, see on ka nüüd Maa- ja Ruumiameti keskkonnast võetud pilt, kus on siis Eesti maa peal erinevad maaparandussüsteemid ja Tiiu Valdma käest on siis andmed selle kohta, et kui palju meil protsentuaalselt Eesti maas siis on maaparandussüsteemide all, et noh, jämedalt 1/3, mis siis omakorda jaguneb metsamaaks ja põllumajandusmaaks. Metsakuivendusega ma ütleks, et asjad on natukene nagu paremad või ma nagu sellist muret ei näe, et esiteks kraavkuivendusega me täna ka tegeleme ja kraavidega on asjad nagu lihtsamad. Sa näed seda kraavi, siin on takistus ees, võtame ära, kaevame sügavamaks, teeme asja korda. Ja teiseks nagu kraave, tegelikult kui me vaatame seda pilti, et siin on nüüd maaparandussüsteemid, aga tegelikult on meil terve Eesti kraave täis, eks ole, et võtame kas või autoteed, sõiduteed, raudteed, igal pool on tegelikult mingisugusel määral kraavid ka mängus, aga seal on ka meil nagu teadmist rohkem või ütleme kogemust või ka teiste valdkondade insenerid tunnevad ennast seal võib-olla natuke mugavamalt, kuigi mitte alati võib-olla kõige paremini. Et sellest ma arvan, me ei pääse, et me peaksime ikkagi kuivendussüsteeme siin Eestis hoidma, et kuidagi räägitakse ka seda, et meil kliima muutub, et kas meil on vaja enam kuivendada või mitte, aga ikkagi siin kogemused näitavad, et täna me veel sealmaal ei ole ja kuivendussüsteemid on meil olulised ja peame nendega edasi tegelema. Ja kui mina rääkisin siin nagu rohkem nagu projekteerimisest, siis tegelikult on ka sama küsimus käib ka nagu ehitamise kohta, et võtame siin jälle selle pildi ette, et
Näiteks üks lugu ka ühelt maaomanikult selline, kus taheti rekonstrueerida drenaažisüsteemi Lõuna-Eestis ja otsiti ettevõtted, kes saaks selle töö ette võtta, leiti üks ettevõte, kellel on masinad, aga ei ole töötajad, kes oskaks seda masinat kasutada. Ja siis lõpuks saadi vist teisest ettevõttest ikkagi inimene, kes oskas seda masinat kasutada ja siis kahe peale kokku kuidagi saadi see töö nagu tehtud. Aga sama puudutab tegelikult ka ehitamist, hooldamist ja kõike muud. Et ei käi ainult nagu projekteerimise alla see küsimus. Nii. Ja siis ma hakkan tasapisi lähenema ka lõpupoole. Üks teema veel, et nagu näha, siis meil ikkagi nagu pinda on, millega tegeleda ja see ei näita ka meil siin tervet Eesti kraavivõrku, sugugi mitte. Mis eriala inimesed tegelevad just, ütleme jälle minu vaatest, projekteerija vaatest selle teemaga. Ise lõpetasin vesiehitus veekaitse eriala Maaülikoolis ja Tallinnas õpetatakse veevarustus kanalisatsiooniinsenere, aga ütleme, siuke klassikaline maaparandaja tuleb ikkagi sellelt erialalt ja siin ma tõin välja siis näiteks viimaste aastate lõpetanute arvu, et palju neid insenere peale tuleb. Et näha, et ei ole nagu väga palju. Et mõnel aastal on meil olnud siin üle 10 lõpetaja, mõnel aastal täitsa nullis, siis on niisugune 3. Et 3 lõpetajat aastas, 32% Eesti maismaast, eks ole. Ja veel on tegelikult neid kraave. Ja lisaks need 3 lõpetajat aastas, nad ei lähe tegelema kõik kindlasti maaparandusega. Mina lõpetasin 2016, 13 lõpetajat maaparanduse teemas otseselt sees on 3 inimest koos minuga, võib-olla kaudselt mõni veel. Et inimesed teevad erinevaid ülesandeid ja nagu siin enne ka tuli see küsimus, et Taavi Veskimägi juhtis tähelepanu sellele, et kui vist oli tema, kes juhtis tähelepanu sellele, et kui nutikal inimesel on valida, et kas ta läheb inseneriks või näiteks programmeerijaks või IT-valdkonna peale, et kumb sektor täna atraktiivsem on, siis ma kaldun ka arvama, et see IT-sektor võib-olla tõmbab nagu nutikaid inimesi ära, mis tõttu seda eriala eriti palju ei õpita ja üleüldse, olles ka Eesti ehitusinseneride volikogus, ka teistel inseneri erialadel on see sama probleem, et järelkasvu osas võime varsti olla mure ees. Ja siis ma nüüd lähengi viimase slaidi juurde, mis näitab siis, et nagu mida võiks siis nagu teha. Siis midagi uut ja väga üllatavat ei ole, aga ikkagi sellised tähtsad punktid minu arvates. Et inseneriõpe esiteks siis, et see peab olema jätkusuutlik, meil peab olema pädevaid insenere, kes esiteks suudaks hallata neid süsteeme, sealhulgas ka siis maaparandussüsteeme. Seal muidugi jõuame tagasi nagu veel samm tagasi, et kui meil ei ole reaalkoolides või üldse koolides reaalainete õpetajaid, füüsikat, matemaatikat, siis ei tule ka insenere sellest koolist eriti. Et sellele peame kindlasti keskenduma, siis me peaksime jätkama selle tegevusega, et nagu Riho ühtegi mainis, mul meeldis see tuuleveskite näide, et neil on inimesed võetud, kes lihtsalt oskaks neid tuuleveskid igaks juhuks nagu kasutada, hoiaks nagu seda teadmist edasi, eks ole. Siis kui me mingiks hetkeks perioodiks unustame ära need drenaažisüsteemid, mis ei ole tänagi tegelikult heas seisukorras, ma unustasin seda siin mainida, et kui me vaatame neid protsente, siis tegelikult Maa- ja Ruumiametil kindlasti need andmed täpsemalt teada, et mitu protsenti näiteks, kui me võtame põllumajandusmaa drenaažist, on üldse täna rahuldavas või heas seisukorras. Ma täpselt protsenti ei tea, aga ikkagi meil on seda nii-öelda kehvas seisukorras või mitte rahuldavas seisukorras drenaaži ka. Ehk siis me peaksime jätkama selle tegevusega, et säiliks teadmine, oskused, seda sigulit parandada nii-öelda, eks ole. Ja muidugi me peaksime seda tegema järjest keskkonnasõbralikumalt ja tegema võib-olla ka natuke teistmoodi, et juba sain mainitud siin korraks need kahepoolsed drenaažisüsteemid, et mis suudaksid ka vajadusel nagu vett kinni hoida, juhul kui meil on pikad põuad, mis tõenäoliselt süvenevad meil, siis kõik on nagu võimalik, et saab teha igasuguseid automaatikaga reguleeritavaid süsteeme ja mida kõike muud, aga siis me jõuame 3. punkti juurde, mis on kõige olulisem minu arvates, et selle peab ju kõik keegi kinni maksma. Ja kui me mäletame seda pilti, kus oli siin see 3D mudel ja see lihtne joonis, eks ole, siis sealt jõuame ringiga jälle siia ka, et kõik see 3D, kõik see BIM, kõik see maksab, kõik see on aeg, kõik see on töö, kõik see on raha ja ütleme, kui ei ole vaja seda
Sigulit parandada kompuuterdiagnostikaga, siis ei ole vaja teha ka drenaažisüsteemi projekti 3D BIM-is minu arvates. Ja miks neid projekte minu arvates ka vähe täna liigub, mis üks probleem on, et neid ei hooldata, ei tehta, no Maa- ja Ruumiametile jälle kindlasti teada teema, et suurem osa põllumajandusmaadest on rendimaad, ei ole huvitatud rentnik tegema seda investeeringut, et seda drenaažisüsteemi korrastada, ega ka maaomanik, sest et ta peaks tõstma rendihinda ebaproportsionaalselt kõrgeks. Ja siis jääbki üle veel, eks ole, riigi toetused, mida ka siin ikkagi rohkem või vähem jagatakse drenaažisüsteemide korrastamiseks. Et see on minu arvates kõige suurem võtmeküsimus. Ja noh, 2 asja veel siia juurde, et maaparandusühistutest, et selle peale on ka nagu, ma ei tea, kui suuri lootusi nagu selle peale pandud on, aga nähakse selles natuke nagu üks head asja, aga mina nagu nendesse eriti ei usu. Mitte, et see ühistu ei toimiks oma mõttelt, vaid ma ei usu, et inimesed on valmis kokku saama looma juriidilist keha, et tegeleda mingite kraavide puhastamistega. Selles suhtes ma ei usu, et see nagu kuidagi päästaks meie olukorda. Ja siis viimasena informeerimine, et maaomanike teavitamine, rääkimine sellest, et kuidas drenaažisüsteeme hooldada, korras hoida, rekonstrueerida, miks see on vajalik, esmatähtis üleüldse. See on vajalik, aga see üksinda, ma arvan, et ei päästa. Et jõuame ikkagi tagasi 3., siis 2. ja ka 1. punkti juurde. Ja sellega ma siis tahakski lõpetada, tänada ja kui on ka küsimusi. Jaa, aitäh. Aplaus on kohane. Ja enne kui küsimuste juurde läheme, siis me võib-olla võtame siit ka Marupoolse kommentaari ja maaparanduse osakonna juhataja Tiiu Valdmaa äkki räägib siis, kust tulevad need Siguli parandajad ja kust tuleb raha? Kust tuleb raha? See on ainult läheb Teamsi, ehk siis siia ei pea võimendama. Just. Et selline, et aitäh, Henri, päris huvitav sihukene ettekanne oli ja natukene täiendan sinu neid numbreid, mis sa seal näitasid, eks ole. See tähendas, et 32% Eesti maast on kaetud maaparandussüsteemidega. Aga kui me võtame nüüd Eestimaa maismaa pinnast, eks ju, et võtame põllumajandusmaadest, siis tegelikult on see protsent põllumaadest on 70 ja metsamaadest on 60%, mis on kuivendatud. Et no jah, kui need kokku liita, siis saame 32, eks ole, ja suhe nagu üle Eesti protsendi kohta. Siis teine asi, mida ma tahtsin meelde tuletada, et on fakt. Et tõepoolest on ju 70% põllumajandusmaade all on torud, mida me ei näe kuskilt. Päris paljud möödasõitjad ütlevad, et ma ei tea, miks see kaev seal keset põld on, et kes sealt küll vett võtmas käib. Keegi ei käi võtmas. Sinna tuleb toru kaudu vesi ja läheb toru kaudu välja ka. Ja lihtsalt me ei tea sellest. Ja ka seda, et maaparandussüsteemid on iga maaomaniku omad ja iga maaomanik peaks nad ka korras hoidma. Ja tegelikult on see hästi suur väärtus, mis meil on seal põldude all. Küll on nüüd see, eks ole, et me räägime põhimõtteliselt põllumajandusmaast ja selle treenidest, sellepärast, et kui meil ei oleks neid treene, siis meil ei oleks ka võimalik toitu toota. Jällegi me oleme tagasi otsapidi toidu julgeoleku juures ja selles, et eestlased tahavad ka süüa. Aga tänane maaparandus peab olema milline? Mulle hästi meeldib, et üks, kes meile tööle kandideeris, ütles ühe korra, et maaparandus on dünaamiline ja säilenõtke, eestikeelne sõna, eks ju. Et teatavasti on olemas kliimamuutused ja meil on ülioluline, et maaparanduse eesvoolud oleksid korras, sest valingvihmad suurenevad ja vesi peab kuskile ära saama, et ta ei tungiks meile keldritesse kuskile mujale, kus me ei tahaks olla, kus me ei tahaks seda vett näha. Aga me tahaks, et oleks põllu peal ja vili kasvaks ja et oleks täpselt parajal määral, et teda ei oleks palju. Vaid täpselt parasjagu, et taimed saaksid võimalikult palju toitaineid oma kasvuks ära tarbida. Ja kui sa siin ütlesid, et sa ei tea, kui palju meil on tehtud maaparandust,
et kui tavaliselt peaks ühte maaparandussüsteemi kraavitust, eks ole, hooldama kuskil 3–5 aasta jooksul korra ja natukene suuremat ehk siis uuendustöid tegema umbes nii 13–15 aastat vahega, siis kui meil on jagatud maaparandustoetusi, siis nende abiga oleme me liikunud 1% aastas. Ehk tegelikult, et me saaksime kõik maaparandussüsteemid üle käia, läheks vaja 100 aastat. Aga nüüd see 3. punkt, sul oli rahastus, eks ju. Täna räägime ka natukene rahastusest. Et tegelikult on võimalik saada eesvoolude korrashoiuks toetust ja päris lihtsal moel. Seda on nüüd juba 2 aastat jagatud. Esimesel aastal oli jagamiseks 1,7 miljonit. Selle aasta kevadel jagati 2,5 miljonit oli võimalik saada. Kumbki aastaseid taotlejad täis ei tulnud. Et sel aastal jäi kuskil sinna 1,5 miljoni juurde, kes tahtis saada. Kõik, kes tahtsid, said toetust. Teine võimalus on see, et kui eesvoolud on korda tehtud, saab ka toetust reguleerivale võrgule ehk nende treenitorude ja kaevude korda tegemiseks. Ja siin tuleb hakata vaatama juba Henry firma poole või teiste projekteerijate poole, kes teevad projekte. See on natukene keerukam toetuse variant, aga ka selleks antakse toetust. Ja nüüd detsembris on võimalik siis taotleda toetust ka nende reguleeriva võrgu korda tegemiseks. Ja ka päris palju on sinna vahendeid. Et tegelikult on ülioluline, et me kasutaksime ära neid võimalusi, et saada oma süsteemid korda teha. Nii. Väga hea vastus. Kas sul on kohe Tiiule midagi vastu öelda? Otseselt mitte jah, et nagu Tiiu mainis, siis viimastel aastatel on toetatud nende eesvoolude korda tegemist ja kraavidega on asjad lihtsamad, sellega saab ka mõningatel juhtudel ilma projekteeri abita hakkama ja see on kõik okei ja selles suhtes ka, et ega tihti peale drenaaži probleemid algavadki eesvoolust, et kui suudmed on sette all ja eesvool on korrast ära, siis enamasti piisabki sellest, et need korda teha, aga mitte alati, aga jällegi siit meie projekteerimise poole pealt vaadates, siis on siiski neid drenaažiprojekte väga vähe täna liikumas. Neid on jah vähe ja taotlejaid on ka vähe, aga ma tahtsin öelda, et see rahastust on võimalik saada ainult põllumajandusmaa treenide korda tegemiseks ja need, mis ei asu turvas muldadel. Jällegi me vaatame keskkonna poole, oleme säästlikud, oleme säilenõtked, teeme maaparandust keskkonnasäästlikult. Väga hea. Ma küsiks siia nüüd ka põllumajandustootja poolt kommentaari, et kuidas, ma saan aru, et ma saan teie poole anda mikrofoni. Võite, absoluutselt. Väga hea, suurepärane. Et kuidas teie olete leidnud need lahendused ja rahastusviisid ja kitsaskohad, õnnestumiskohad oma ette? Üks. Ma võtan, mul on väike memo kaasas. Nii kuulete, jah? Mul hääl natuke ära, vabandust. Et esindame firmat Farad Grupp, Margo Rüütel on minu nimi, Urmas Vahuriga oleme 8 täna siin, kui ätta on hääl ka peres, Urmas toetab. Just, et räägin natukene endast kõigepealt või ütleme firmast, et meil on Farad Grupil kuskil 5500 hektarit metsa ja põllumaad üle Eesti. Sellest see nagu ta kujuneb nii, et kuskil metsamaad on 3000 ja ütleme 200 ma vaatsin, ja siis haritavad maad on 2300 hektarit. Ja ma tegin väikse statistika, nagu, kui Tiiu palus mind siia rääkima, et palju me üldse nagu maaparandusi teinud oleme aegade jooksul. Ja statistikaks hea koht oli see maaeluportaal, kus ma võtsin alates 2018 olid seal andmed olemas ja ma sain kokku 67 objekti, nagu, mis me oleme teinud nagu nende aastate jooksul. Nagu maaparandusi, enamus on muidugi metsa maaparandus olnud, aga on põldusi ka tehtud. Et see mind ennast üllatas ka, et me oleme nii palju nagu teinud tegelikult. Ja enamus, ütleme, 100% kõik on tegelikult olnud PRIA rahastustega, need objektid. Et me ikkagi proovime nagu kõikidel aastatel oleme võtnud ikkagi PRIA rahastuse ka, et just kui rahastuse jutt oli nagu siin ka. Et lihtsalt need tööd on muidu nii kallid, et sihukese väikse firma nagu, me oleme firmas 3 kestidet ainult, et oma rahakoti pealt seda lihtsalt ei tee niimoodi ära. Ja nüüd
ma tahaks nagu tähelepanu juhtida selle eesvoolutoetusele, mis on tegelikult ülilihtne teha. Et me oleme teinud nüüd 2024, ma tegin taotluse 9 kinnistule ja oli 3,6 hektar või kilomeetrit nagu neid kraave. Sai tehtud korda see 2024 voorus. Et ja no 2025 nüüd sai tehtud 2 kinnistut ja 1,1 kilomeeter ainult. Kahjuks. Aga see toetus, ma just kiidaks seda toetuse nagu kes nagu selle välja mõtles, on ju Maa- ja Ruumiamet, siis ilmselt on ju. Ja et see toetus on väga hea, see on hästi lihtne vormistada, sisuliselt pole projekti vaja, tõmbad ainult PRIA kaardi peale juti ja põhimõtteliselt on toetus käes, on ju, ja saad teed ise ka kaev ära teha, kui vaja, kui endal kompetentsi nagu on. Meil küll endal tehnikat pole, me oleme tellinud selle töö sisse tavaliselt, selle teenusena. Siis mul on mingid mõtted, ma panin siin kirja tegelikult, et kui siin nagu sellest eesvoolutoetusest veel rääkida nagu, et siin ongi, et seda taotletakse täna vähe, Tiiu ütles ka, et see on nagu raha jääb üle. No siin on oht see, kui raha üle jääb, siis üks hetk see toetus kaob ära lihtsalt. Riik vaatab, et pole vaja, võtame ära. Et mul on mingid märksõnad siin endal pandud kirja, et miks seda minu arvust taotletakse vähe, on ju. Et PRIA see voor on nagu, mulle endale tundub nagu väga halval ajal nagu see taotluse voor, et ta on nagu kevadel ja selle, kuna see nagu põllumaadele ikkagi suunatud on ju, põllumaa eesvooludele, siis põllumehel on nagu kevadel kõige kiirem aega. Tal ei ole aega arvutis istuda ja seda toetust vormistada, mis siis, et see lihtne on, aga tal ei ole seda, tal ei ole seda aega, et seda lihtsalt toetust teha tegelikult. Et see on üks punkt, nagu, mis mina arvan, mis on nagu probleem. Siis ma olen endale pannud kirja siia, et PRIA nõu on näiteks teha ka mingi asukohapõhine foto, on ju. Sellest kraavi jupis siis on ju, aga ma olen teinud neid fotosi asukohapõhised PRIA-sse saatnud ka koos toetustaatlusega, aga sellest ühest fotost tegelikult ei saa PRIA aru, ei saa lõpuks mitte keegi aru, et mis see kraavi seisukoht, et on, kui sul on kilomeeter eesvoolu, siis üks klõps ei anna sulle mingit pilti teha, on ju. Minu arust see on täiesti mõttetu nagu tegevus, et see foto tegemine. Siis mida ma olen aastaid juba rääkinud ka, et Maa- ja Ruumiamet võiks selle drenaažikaardi nagu avalikuks teha. Ma tean, et sellega on nagu töö käib aastaid juba, aga seda kaarti endiselt ei ole näha mitte kuskil avalikult. See on sellepärast, see kaart on oluline, et siis kuna seda tööd võib inimene ise teha, on sisuliselt maaomanik, siis ta ei tea tegelikult, kus tal eesvoolu peal on need suudmeotsad. Ja selle tulemusel ta lihtsalt lõhub ära need. Et see võiks olla ka nagu, seda kaart saab muidugi Maa- ja Ruumiametist alati küsida, aga see on lisategevus kõigile jälle nagu saadad meili, Maa- ja Ruumiameti inimene vastama sellele, see on lisategevus minu arust jälle. Siis taotlemise nagu kuidagi see PRIA-s peaks mingi juhend olema nagu tehtud, ma eeldan, et Maa- ja Ruumiameti poolt nagu, et need suudmeotsad nagu välja otsida on nagu kindlasti oluline. Ja need ka ära nagu uuendada ka. Et ja just kuidas uuendada. Sest ma tean, kui see oli kunagi, see määrus tuli välja, see toetust reklaamiti, siis oli ka koolitus veebis ja siis tegelikult seal veebikoolitusel näidati neid suudmeotsi, mis olid rekonstrueeritud nagu maaparandussüsteemide nagu fotod olid tehtud, on ju. See ei pea nii ilus olema, et see suudmeots, vastu mu jutt tõele, et uuendatud suudmeots ja rekonstrueeritud suudmeotsal on vahe ikka sees tegelikult ju. Suve töötab. Just on ju, et seda tegelikult ka nagu, seda ei loe kuskilt määrusest välja ja enamus neid maaomanikel on endal kopad olemas, nad teeksid see töö jäämelgi ise, aga nad ei tea tegelikult, kuidas seda tehakse, et nad ei ole professionaalsed ehitajad tegelikult. Siis on mõtet veel siin just naabritega nagu kooskõlastused ka nagu, et tegelikult maaomanik võib-olla ei teagi teinekord ka seda, et kui tema kraav jääb kuskile näiteks seal vahele, et siis ta tegelikult saab naabri käest võtta kooskõlastuse ja teha naabrikraavi ka toetuse korda. Ma olen ise seda katsetanud niimoodi teinud,
et võtnud naabrilt kooskõlastuse ja teinud lõpuks nagu enda, kui meie lõik on kuskil vahepeal, siis ma teen nagu ka naabri oma ka näiteks ära, et siis see tulemus on nagu parem, et miks teha omal mingi paarsada meetrit, kui on võimalus naabriga teha võib-olla kilomeeter kokku nagu. Ja see tulemus on nagu hea, et seda teinekord ka nagu maaomanikud ei tea, et seda kooskõlastust on võimalik saada niimoodi tegelikult ja siis see toetus vormistada ise ära ka naabrimaale. Ja siis kokkuvõtteks siis isest, ma arvan, et see eesvoolu toetuse 7,8 meetrit, see hind on päris hea tegelikult, selle see rahasumma on päris okei, et seda tööd nagu teha tegelikult, et see ei ole halb. Tulevikus ise plaanime kindlasti teha veel ka maaparandusi. Praegu hetkel meil on endal käsil üks teehitus, töö käib praegu ühte teehitust, nagu projekt sai just valmis ja nüüd on PRIA toetus on meil detsembris ja üks põlludrenaaži töö käib ka Viljandis, käib tegelikult siin paar hektarit drenaaži vahetust, mida enne ka rääkisime siin tutvustas, samamoodi PRIA toetusega. Siis minu sõnum on, et metsamaaparandus võiks ikka tagasi tulla tegelikult. Et see metsamaaparandus, sealt võeti PRIA poolt, võeti rahastus ära, et metsamaaparandust rekki toetusi täna ei saa enam. Mina arvan, et see võiks muutuda, sest ma toon teile näite, meil on metsa ka päris palju ja metsamaaparandusi oleme palju teinud. See suvi, kus oli hästi vihmane, saime me raiet ainult nendel maadel, kus me olime 5-6 aastat tagasi teinud metsamaaparandust, kuna infra oli tehtud sisse. Muidu oleks olnud selle suvel nagu raiet tegemine täiesti võimatu tegelikult, ei oleks saanud teha midagi. Et see oleks niisugune mõte nagu lihtsalt, et see raha tagasi metsamaaparandust tuua. Siis üks mõte oli veel tegelikult nende eesvoolu toetuse kohta, ma pean nagu tagasi, mis mul täna hommikul tuli meelde tegelikult, et on, palju mul aega on? 2 minutit? Ega ei olegi enam. Selge. Ja. Ma lihtsalt ütlen ühe mõtte ära lihtsalt kiirelt, mis täna hommikul välgatus mul oli, et nende eesvoolukraavidega tegelikult inimesi ei tea, kas need on toetuskõlbulikud ei ole, et võiks olla kuskil kas PRIA kodulehe või Maru kodulehe peal mingi rakendus, et inimene saab vaadata, kas ta saab oma kraavil eesvoolukraavi toetust või ei saa, et see rakendus võiks olla olemas tegelikult, et selge, aitäh teile igal juhul. Ja, aitäh. Ja nüüd me oleme kuulanud tõesti inseneri ja Maru ja maaomanika vaadet, et kas kellelgi on mõni küsimus siin mõnele osapoolele? Palun, võtke ka ikkagi mikrofon, siis Teamsi inimesed kuulevad. Okei. Tere, Maa ja Ruum, Peeter Karpa, maaparandushoid tootjale. Et väga hästi valgustasite seda maaparanduse eesvoolukraavi toimetamist, aga küsin niimoodi, kui palju panustate maaparandussüsteemide hoiule? Võtke mikrofon. Hoiutöödele panustan nii palju, et praegu 8 objektil teeme need hoiutöid, mis on kunagi 7 aastat tagasi tehtud rekiprojektid on ju, nendel 8 objekti ma praegu võtsin ette ja võtame sette välja. Võsa niitmine ja sette võtmine. See on päris suur maht, ma arvan. Siis põllumajandustootjatele, ütleme, on siis nagu riigi poolt ette nähtud nende ilmastikukahjude toetamine aeg-ajalt. Ja kas teie arvates on selline asi, et nende toetustega on põhimõtteliselt ära rikutud selline süsteem, et kas, ütleme siis, tootja on panustanud maaparandushoiule, ütleme, teatud vahendeid ja siis, ütleme, on tal nagu, ma ei saa öelda, et õigus taotleda, kas siis seda, ütleme, põllukahjude, kui see, ütleme siis, see kahju, ületab selle, kuidas ma ütlen siis selle normi, et see maaparandussüsteem ei saa nagu oma toimetamist ära tehtud. Et põhimõtteliselt, et tootja on panustanud maaparandushoiule, aga kahju on ikka nii suur, et see, ütleme siis, saak on hävinud ja siis on nagu õigus toetust taotleda. Või siis ütle niimoodi, et lihtsam on minna siis selle kahjude taotlusele, aga maaparandusele hoiule üldse vahendid ei kuluta. Ma räägin meist nagu, et me üldiselt nagu, me oleme ise nagu maaomanikud tegelikult, et me ise nagu ei tooda. Meie nagu põhimõte on see, et me omame maad ja rendime seda välja. Just, et me pigem me ei rendi, aga me rendime oma maad välja. Ja oma maadel teeme maaparandust võimete piires on ju, just põllumaadel.
noh, ja siis ja tegelikult selle, ütleme, tootja kahjude poole pealt me ei ole nii teadlikud, sest et see, ütleme, tootja poolne ikkagi on rentnik meie mõistes, on ju, et ta ise, kui ta rendib meilt maa, ta maksab meil iga aasta rendimakset ja siis eks ta saab selle täpselt, mida ta millega toimetada, jah, et osad maad on ka meil on ka niimoodi olnud, et põllumehed, teine kui ütleme, rentnikud, siis tegelikult on andnud teada meile probleemidest põldudele, on ju. Ja siis, kui rentnik annab teada sellest, siis on see meie jaoks priority ka, et me hakkame mõtlema, kuidas sellel maal siis teha maaparandust. Ja just, et ja on mitu objekti, mis me olemegi tänu rentnikule tegelikult teinud korda. Ta on tõesti luiged on ujund, on ju, või sa lehmasi kätte, on ju, näiteks, või mingid visiganes veised, on ju, ja siis me oleme, rentnikud kuulda. Jaa, me peame vaikselt hakkama selle osaga lõpetama. Jaa, aitäh, suurepärane, väga tore keskustelu oli. Läks nagu täitsa põnevaks. Me peame minema järgmise osa juurde ja minema selle teemaga edasi, siis läheme riigimaade rendi ja selle mõju juurde ja meil on siin Maru maatehingute ja toimingute osakonnast siis Maire Salu. Palun. Tere. Jah, jäin täitsa tõsiselt kuulama seda eelnevat juttu ja hästi mõtted liikusid selle poole peale, et mis selle maa väärtust siis hoiab, et lisaks sellele maaparandusele riik maaomanikuna seisab väga kõvasti selle eest, et selle maa väärtus ei kahaneks ja üks selline hästi oluline põhjus, mis võib maa väärtust vähendada, on see, kui maa on kasutuseta. Ehk et tinglikult võib öelda, et riigi eesmärk on see, et ükski riigimaa ei seisaks jõude, et ta oleks kasutuses ja eriti põllumaa. Nüüd, tegelikult riigi käes ei olegi nii väga palju seda põllumajandusmaad, kui võib-olla vahel arvatakse. Et kui siin vaadata selle slaidi pealt, et kogu Eestis põllumaa ja selle kollane siis põld, roheline havitav maa, vastupidi, kollane põld, roheline looduslik õhumaa, siis riigi omandis oleva maa hulgas osatähtsus põllul on tegelikult oluliselt väiksem kui, looduslikke õhumaid on päris palju osatähtsuse poolest riigi omandis. Ja eraomanikel see suhe on natukene teistsugune, põldu on oluliselt palju rohkem eraomandis, loodetavasti on ta kaavitud, tegelikult siin slaidi peal nüüd ei ole mitte sellest lähtudes, kui palju põldu havitakse, see on puhtalt kõlvikute pealt võetud numbrid. Jah, selle kohta rohkem ei ütlegi. Riigi põllumajandusmaa riigivara haldajate lõikes hästi suures plaanis jaguneb tegelikult RMK ja Maa- ja Ruumiameti vahel, valitsejate või valitatud asutuste mõttes. On mõned teised riigivara valitsejad veel, kellel on mõned 100 hektarit põllumaad, aga siin slaidi peal on välja toodud, et hästi jämedalt võttes on siis 3/4 Maa- ja Ruumiameti haldamisel ja 1/4 umbes on RMK käes. Kui ma nüüd ennem ütlesin, et riik püüab hea seista selle eest, et põllumaa oleks kasutuses, siis põllumaad on kasutuses, või põllumajandusmaad on kasutuses päris mitmel moel ja peamine on muidugi see riigimaa rentimine, eks ole, mis siin ka on iga-aastaselt enampakkumistel korraldatav. Rendile antakse enampakkumise teel ja neid lepinguid sõlmib Maa- ja Ruumiamet ja siin on kasutustasu algind ka toodud, algind on muidugi see 3% turuhinnast, maa hinnast, aga enampakkumise tulemusel need tegelikult rendihinnad on natuke teised, kui nad tõusevad. Teine liik riigi käes olevaid põllumaid ja kasutus olevaid põllumaid on need kasutusvaldused, mis on päris ammu sõlmitud lepingud. Algselt sõlmiti varem vist sõlmiti isegi 20 aastaks, valdavalt on nad 15-aastased lepingud. Maavalitsused sõlmisid neid lepinguid ja seal olid kasutustasud väiksemad, 2% maa maksustamishinnast. Ja tihtipeale
need lepingud nüüd juba lõppevad, neid lepinguid pikendatakse. Ma ei tea, kas ma ütlen õigesti, aga mulle tundub, et vist viimastel aastatel pigem ostetakse vähem neid maid välja, kuigi seal kasutusvaldajal on õigus seda maad välja osta. Aga hinnad on päris head ja tihtipeale ikkagi tahetakse pikendada neid lepinguid. Ja siis on veel üks variant, kuidas riigimaid kasutatakse, on see poollooduslike koosluste hooldamise lepingutega, kus lepinguid sõlmib RMK ja need on pigem siis need puisniidud ja natuke vähem väärtuslikud ja põllumajand, ütleme siis avitavad maad sealhulgas võib-olla äkki nii väga palju ei ole. Võiks ju olla siililegi selge, eks ole, et kui tahad maad kasutada, siis sul peab leping olema, ehk et riigiga maa kasutamise lepingud on alati kirjalikud. Seda kirjalikku lepingut peab olema võimalik näha riigi kinnisvararegistris, see peab olema seal kajastuma. See ei saa olla nii, et meil on PRIA-ga see teema aeg-ajalt, et PRIA küsib, et kas keegi, kes küsib toetust, tegelikult ka kasutab riigimaad. Et see kasutusleping peaks olema nähtav, kui ta nähtav ei ole järelikult, siis on midagi valesti ja sellepärast PRIA küsibki. Seda riigi käest saadud maad, nii seda siis kasutusvaldusse antud maad kui ka enampakkumise teel rendile saadud maad võib anda ka edasi kasutusse. Kasutusvalduse puhul on see seaduses üsna kitsas isikute ring, kellele seda võib kasutusse anda ja enampakkumise teel rendile saadud maade puhul ei ole ka päris igale võimalik anda seda maad edasi ja kindlasti mitte suulise ja sellise omavahelise kokkuleppe alusel, vaid see allrendile andmine peab ka olema ikkagi lepinguga ja selleks peab olema riigi esindaja kirjalik nõusolek. Ja siis on veel meil üks kategooria maad, mis ei ole omanikuga, ehk et on need reformimata maad. Nende kasutamine iseenesest täna ei ole seaduse alusel võimalik ja need on ka aeg-ajalt on PRIA-l pildis, et mõni reformimata maa on veel kasutamata või kasutuses kellegil. Ja need kasutused üldreeglina ei saa olla seaduspärased. Jah, väike statistika. 25. aastal ehk siis käesoleval aastal, veel sellel aastal, hakkab juba lõppema, oli enampakkumisel üle 1000 kinnisasja. Kõik need ei ole leidnud rendilepingut. 74% ainult läksid kasutusse. Enamasti sellele ühele objektile ei ole nii, et on kümneid ja sadu taotlejaid, et maksimaalne on siin sellel aastal olnud 7 pakkujat ühe objekti puhul, enamasti on ikkagi 1-2, ümmarguselt siis 1,4. Ja üle 3 pakkuja ainult 46 objektil, et enamasti ikkagi kipub see võib-olla olema siis see isik, kes on varem seda maad kasutanud juba, või siis ikkagi ei ole selliseid paljude kasutajate vahel kemplemist. Nojah, siin ongi välja toodud see viimase kasutaja eelisõiguse teema ka, et riigimaa rentimise puhul on eelmisel kasutajal võimalik eelisõigust kasutada, kui uus rendi enampakkumine toimub. Selle alusel 81 lepingut võib-olla see ei olegi nii väga palju, kui võtta, et kokku nende enampakkumise võitjatega on üle 600 lepingu sõlmitud ja nii nagu siin oli üle 700 maatükki üldse kokku on läinud rendile. Siin on välja toodud need rendihindade numbrid ka, mis on nüüd enampakkumise tulemusel kujunenud ja nii nagu siia on kirjutatud, on see aritmeetiline keskmine, et see ei ole mitte see, et valdav osa põllumaid läks näiteks sellise hinnaga kasutusse ja vaid see on puhtalt arvutuslik number, see 157 eurot hektari kohta. Madal on pakutud renditasu 35 eurot hektari kohta, see ilmselgelt rohumaa. Ja üle 300 euro hektari eest pakuti 23 kinnisasja puhul ainult aastatasuks. Et ei pea päris paika need jutud, et riigi enampakkumisel kõik hinnad on üle 300 euro ja ülikallid. Aga jah, nad jäävad sinna 200 ligidale. Siin on välja toodud natuke
plaane, et mida siis Maa- ja Ruumiametil on järgmisel aastal plaanis, ehk 2026. aastal, on siis ligikaudu 1000 maaüksust plaanis panna enampakkumisele, vendi enampakkumisele ja nendest pooled kevadel, pooled sügisel. Numbrid on üsna väiksed, me ilmselt kõik ei näe, aga ilmselt pärast jagatakse slaide, ma kujutan ette. Et kõige rohkem kavas on panna enampakkumisele Harju maakonnas, Saaremaal on päris üle 100 hektari või 100 maatüki ja üle 1000 hektari ja Lääne-Virumaal on 81 maatüki praegu pildis. Loodetavasti me saame need ka enampakkumisele panna. Ei olegi muud. Siin on pilt ühest, natuke udune on, see on ammu pildistatud, kehva telefoniga, aga üks Läänemaa Luha Heinamaa, mis silmajälgi vaadates on päris hästi kasutuses. Aitäh! Ja, aitäh! Nii, kas nüüd on siit poolt küsimusi? Jah, palun. Ja sealt ka. Õpsti. Minu mikker ka kukub. Palun. Ja, Antti Rälman olen ja Maaparandajate Seltsist. Ma tahaks ühele asjale tähelepanu juhtida. Teil on päris palju maid, mis on olnud kunagi põllumaad, millel ei ole rentnikud, need on tihtipeale väiksemad tükid, kus on vahepeal võsa hakanud peale kasvama. Ja siis on teie oma ametis on katastriosakond, kes siis tegeleb lidari andmete järgi nende andmete kõlviku muutustega. Nii et päris palju nendest tükkidest ei ole enam põllumaana arvel, mis kunagi on olnud, vaid on kõlvikuliselt juba mingi muu maakategooria. Ja kui ta nüüd metsamaaks veel saab, siis on tulemas veel mingi järgmine probleem, mis on seotud selle EUDR-i ja selle raadamisdirektiiviga ja mis selle maa hinda hakkab nüüd oluliselt tulevikus juba muutma. Et on selline ettepanek, et te vaataksite nagu kriitiliselt üle need maad, mis ei ole praegu kellegi käes kasutuses, mis on teie allata ja kus on see protsess nagu toimunud vahepeal. Sest see pikas perspektiivis vähendab arvestatavalt selle maa hinda, sest teatavasti raadamistasu täna on juba 4400 €, et mis nendest maadest siis saab. Aitäh! Jah, seal on ilmselt ka seda probleemi, et keegi ei ole nendele tähelepanu juhtinud ja ei ole olnud seda huvilist suure tõenäosusega, et alati kui on huviline, siis ta oleks läinud ju varem ilmselt vendile kasutusse ja ei oleks seda võsa siin hakanud kasvama. Aga jah, need huvilised võivad hiljem tekkida. Hea ettepanek. Küsimus või ettepanek? Et oleks küsimus, et olen põllumees Tartumaalt, et ütlesite rendihind kujuneb 3% turuhinnast alghinnaks, et kus see turuhind võetakse? Sellest ilmselt räägib järgmises ettekandes Rudolf. Ootame ära. On veel küsimusi siit saalist? Või on Teams? Jah, palun. Joel Peetsu, Maa- ja Ruumiamet ka, et küsin, kas see 3% on üle Eesti, see on nagu kõikide põllumaade puhul ühtne? Alghind, jah. Et see ongi see alghind alati. Ja ütleme, et PRIA toetuse kaudu seda rendi alghinda me nüüd nagu riigimaade oksjonil kunagi ei kasuta, eks ole. Et sellist praktikat ei ole. PRIA toetusega, mis mõttes seos? No, ma tean, erasektoris on väga tihti rendimäär on riigi puhul eeldatakse, riik eeldab, et ta annab rendile ja rentnik küsib siis PRIA-st oma toetuse ja kellegi teisega seal. Puhtalt toetuse teema on puhtalt juba rentnik oma ajada, et kui osavad on, et seda me nagu väärtusega ei saa. Riik maaomanikuna ei lähe PRIA-st toetust küsima ja siis rentnikuga selle teemal arveldama. Selge, aitäh. Nii on veel küsimusi siit saalist. Ja seal veel ka, palun. Tervist, Heiki Leppmets, Regionaalpõllumajandusministeerium, et tahtsin küsida, et mainisite, et oluline on see, et põllumajandusmaa on kasutuses, väga oluline meie jaoks ka, et kuivõrd näete, peate vajalikuks, et see maa, ütleme, et nende maade mullad ei degradeeruks. Et viitan just ka hetkel just sellel aastal vastu võetud mullaseire ja mulla vastupidavuse direktiivile, mis tegelikult
peab väga oluliseks, et need mullad säilitaksid oma hea seisundi, aitäh. Et kas need oleksid võimalik, kas neid tingimusi näiteks oleks võimalik ka maa rendile andmise tingimusteks kirjutada, aitäh. Ja küsimus, aitäh. Ja nurgalt küsimus. Praegusel hetkel renditingimused kindlasti sellel teemal kaasa ei mõtle, et ei ole seda ja üleüldse suhteliselt vähe siiski peab tunnistama, et riik suudab kontrollida nagu niimoodi järjepidevalt kõiki maakasutusi, eks ole. Et selles mõttes, kui sealt nagu mingeid tingimusi seada, siis peaks seda ka oskama kuidagi kontrollida. Aga võtame mõtte nii-öelda kaasa. Äkki annab midagi teha. Väga hea. Kas on Teamsis midagi, mingisugust elu? Ei ole, kõik on rahulik. Keegi kaasa. Kõik kuulavad, keegi kaasa ei räägi, aga teada on, et meil on siin rohkem kui 50 Teevad taotlusi. Ma vendile teevad juba taotlusi. Väga hea. Nii kui siin küsimusi praegu ei ole, siis täname Maire Salut ja teeme aplausi. Ja läheme siis tõesti edasi põllumaade hindamise ja väärtuse juurde ja Maaru maa hindamise osakonnast Rudolf Halapuu on meil siin valmis kohe. Palun. Tere! Kas minu slaidid ka tulevad? Kohe tuleb. No nii, täitsa kohal. Et mina olen siis Rudolf Halapuu, Marus ja tegelen hindamisega. Et hindamisega meil suuresti tegelebki, meil on selline väga keerulise nimega osakond, maa hindamise osakond, kes siis suure osa hindamistest ise ära teeb. Et jah, kasvava metsa osas meid aitab riigile maade omandamise ja maakorralduse osakonna üks spetsialist kasvava metsa osas siis, aga muus osas me saame ise hakkama. Et hindamise osas on siis suuresti regulatsioon maa hindamise seaduses ja sellega kaasas olevas määruses, kinnisesse erakorralise hindamise kord või lihtsamalt siis hindamise kord, nagu me seda nimetame. Nipet-näpet asju tuleb siis riigivara seadusest, riigivara puhul me peamegi sellest suuresti lähtuma, aga on veel kinnisesse avalikes huvides omandamise seadus, maakorraldusseadus, äkki isegi asjaõigusseaduse rakendamise seadusest tuleb midagi, mida hindamisel arvestada. Ja töövahendiks on meil suuresti tehingute andmebaas, ehk siis see on see tehingute koond, mida siis maakatastri seaduse alusel peetakse. Tehinguandmeid edastavad notarid meile, me registreerime, kinnitame, pisteliselt kontrollime üle, et kui meile tundub, et seal on mõni null üle või puudu, me saadame notaritele päringud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk siis tehingute andmebaas on meil peamine töövahend. See aga tähendab seda, et metoodikast me saame kasutada ainult võrdlusmeetodit, ehk siis võrdlemist toimunud tehingutega. Meil ei ole kulupõhiseid, tulupõhiseid sisendeid. Paratamatu tehingute andmebaas neid ei sisalda. Ehk siis võrdlusmeetod. Ja hindamine üldiselt on siis analüüs ja igat seda hinnatavat asja, kinnise asja või selle osa, siis analüüstakse eraldi ja ta siis väärtus hinnatakse ka eraldi. Et lisaks tehingute andmebaasile me peame siis kasutama ka kaardirakendusi, registreid, muid andmeallikaid, turuanalüüse, enda varasemaid analüüse, selleks, et siis piiritleda need mõjurid ja siis näiteks neid peegeldada siis hinnatava vara suhtes, et siis tuletada sealt kaudu väärtus. Nii, aga meie enda tööst, et päris palju hindamisi teeme, hoiame sellega suuresti siis riigile rahaga kokku, sest erasektorist, kui me tellime, meil on hindamisteenuse hind on eksperthinnangu puhul seal 500 ja 2000 võib-olla teine piir, aga tihtipeale ka rohkem, kui on keerulised varad, mitte tihtipeale, vaid arvadel juhtudel. Aga ütleme, et peale poole 1000 on nad üldjuhul ikkagi. Ehk siis, kui me teeme siin viimastel aastatel on olnud 2300 umbes hindamist aastas, et meeletu kokkuhoid. Et tiim on meil 7-liikmeline, juhataja ja siis 6 tublit töömeesilast, et korralik tamp on peal. Nüüd nendest, ütleme 2000 rohkemast hindamisest, siis 70%
on umbkaudu siis rendi alghinnad ja kasutusvaldusega maad. Ja samamoodi on 70% siis tegelikult sellest 2000-st on põllumajanduslikud maad, et mingi kogemus ja pädevus meil selles asjas olemas on. Et meil on tiimis isegi üle poole rahvast on kutselised hindajad, meil on isegi kehtiv kutse olemas veel. On nii 7. tasemega kui 6. tasemega hindajaid. Et midagi me oskame. Nii, aga siis väike tabel ka viimase 5 aasta siis toimetamistest, et siin on need mahud näha. Et numbrid on suurenenud. Et kasutusvalduste puhul ka, et me vist varem tellisime rohkem erasektorist sisse, aga mingil hetkel see ei olnud enam mõistlik. Et me suudame ise selle asja ära teha, riigile säästlikumalt, kiiremini, nii edasi. Aga aga siin täna räägime siis haritava maa hindamisest. Et kõigepealt me oleme varasemalt koostanud, eks ole, ka aasta ülevaateid haritavale maale, kus me oleme esitanud ka siis igasugu statistilisi andmeid. Ja siin on väike ilus graafik 16 postikest, mis on nende 16 postikese juures näha, et 7,5 korda on vahepeal väärtus kasvanud. Et nagu ütlesin, meie töövahendiks on tehingute andmebaas, tehingud. Et jõudumööda me neid siis analüüsime. Neid tehingud on palju, igal aastal ütleme selline, viimastel aastatel 1000, siin vahepeal oli 1500 tehingut oli siin 3 aasta jooksul äkki 2019-2021, see 1500. Ja siin on siis hinnatase, et käesoleval aastal on tärnikene juures, kui sealt hästi väikselt lugeda, et siis seal on kirjas, et see on oktoobri lõpuseis. Et väike kasv eelmisega aastaga tõenäoliselt tuleb, aga käesolev kuu on siin kajastamata ja järgmine kuu, see pole veel jõudnud kätte. Et see, mis tuleb, see tuleb. Päris korralik tõus. Ja suurem kasv on siin, kui me vaatame, et 2019 ligikaudu 10%, järgmisel aastal 15%, siis juba pea 25%. Ja 2023. aastal ka üle 20%, et see oli selline keeruline aeg, et tegelikult inflatsiooni asjad, palju meil tarbijahinnaindeksis tõusis, 2021 algus ja sealt 2 aastat edasi oli juba 30%. Tänaseks 2021 aasta algusest alates on see 50%, et enam-vähem peegeldab seda graafikut siin, kuigi need omavahel nii tugevas korrelatsioonis ei peaks olema. Samad tulemust põhimõtteliselt tulid. Siis üle Eesti haritav maa on erinevalt hinnastatud, see on jälle tehingute toorandmed. Et siit kindlasti ei saa välja lugeda, et nüüd Hiiumaal või siis Lääne-Virumaal oleks maa hindade erinevus 2 korda. Et tuleb tähele panna, et Hiiumaal tõenäoliselt ongi kehvem mullastik, boniteedid asjad. Ehk siis osa sellest hinnavahest tuleneb kindlasti sellest. Muidugi hästi kummaliselt esimeses otsas, madalamas otsas on kõik mereäärsed maakonnad, aga see on jällegi. Et viljakamad mullad on meil, eks ole, Lääne-Viru, Jõgeva, Tartu, Põlva ja nii edasi kandis. Ja juba siin 3. aastat on Põlvamaa üsna kenasti teistest ees. See on jätkuvalt sama trend olnud. Et seal need kõrgemad tehinguhinnad ka tehakse. Aga siin on tegemist mediaanhinnaga ehk siis asendi keskmisega ehk siis mediaanhinda selles mõttes sealt ta on reastab tehingud suurusjärgi algusest lõpuni ja võtab siis selle asendilised keskmise, et kui mahu keskmist arvestada, et siis ekstreemumid, miinimumid, maksimumid, võib-olla mõjutaks selle pilti natuke teises suunas. Aga mediaanhind on selline hea. Ja nagu ütlesin, et Hiiumaa ja mis me võtame siin, Lääne-Viru, statistiline tehinguhinna vahe on 2-kordne, tõenäoliselt kui mullastikud asjad arvesse võtad, võib-olla see 1,5 korda on umbkaudu. Ja nii edasi. Et erinevaid analüüse oleme läbi aastate läbi viinud, oma aasta ülevaadetes ka esitanud, haritava maa kohta siis eraldi kohe turuanalüüsi esitatud. Et mis mõjutab väärtust? Kindlasti kõlvikuline jaotus, et palju on neid muid kõlvikuid haritava maa kõrval, metsamaa puhul, kas seal on mingi kasvav mets peal, kui väärtuslik see võib olla, palju seda on, rohumaa, võsastunud alad, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis muidugi reaalboniteet, et seal on üsna selge mõju. Siis edasi tulevad
tegurid, millel on pisut väiksem mõju, on katastriüksuse pindala. Algus on ta kindlasti väga oluline. Aga sinna ütleme suurusjärku 20-25 hektarit sealt edasi juba vähemalt tehingute põhjal ta saavutab platoo ja sealt edasi on ta täitsa enam-vähem paigal. Kitsendused ja piirangud, need on kõigil individuaalselt. Siis PRIA toetuskõlbulikkus ja põllumassiivi kasutus, et ikkagi põllukultuuride maad eelistatakse, see püsirohumaa seal on vähekene madalamalt hinnastatud. Ja loomulikult juurdepääs. Juurdepääs sõltub sellest, et kas see on puhtalt üle naaber kinnisasja, et mingi tee on olemas, või ta ongi näiteks, ma ei tea, veekogude vahel ja üle liigniiskete alade, et see juurdepääs võib olla väga-väga suure mõjuga, samast võib olla ka väga väikesega. Võt nii. Siis, nagu siin eespool läbi käis Maire jutust, et siis kinnisasja erakorralise hindamise korra põhjal siis kasutustasude puhul me lähtume sellest 3% määrast, mis on omal ajal tuletatud siis rentide ja väärtuste suhtest. Ja selle alusel siis ka kasutustasusi hinnatakse, et loomulikult ma arvan, et hindamise kord ja äkki riigivaraseadus mõlemad viitavad, et võiks nagu võrrelda kasutustasudega enne kõike. Oleks hästi lihtne ja loogiline. Aga meil tehingute andmebaas hõlmab ainult ostumüügitehinguid ja igasuguste rendi üürilepingute kohta ühtset keskset andmekogu ei ole. Ehk siis parem alternatiivi puudumisel see maaväärtuse kaudu arvestamine on esiteks ühetaoline, ta on halduskoormuse mõttes hästi kerge ja tagab sellise võrdse kohtlemise. Ja siin on olnud küsimusi, et miks just 3, miks mitte rohkem või vähem. Võrreldes teiste kinnisvarasektoritega 3% on üllatavalt vähe, et kui ma siin kuulasin Henri Daniel Otsa seda esitust, et siis tegelikult maaomanikul on kulud ja ütleme, kulud tahaks ju ikkagi kasutustasude pealt tagasi saada. Tänaseks ma saan aru, et väga tihti kulutusi tehta, see on võib-olla aidanud neid kasutustasude hindasid madalamal hoida, aga kui lõpuks tekivad maaomanikel ka suuremas ulatuses need kulud, et siis tõenäoliselt on ikkagi väga suur surve, et kasutustasud tõusevad. Et muidu ei ole ju maaomaniku vaates finantsmajanduslik otstarbekas. Mõlemast otsast, üks ei jõua maksta varendamise eest, teine ei jõua maksta kasutusvõtu eest. Et eks ta selline olegi. Ja Maire slaididel käis läbi, et tegelik lõplik kasutustas kujuneb enampakkumise tulemusel. Ja need andmed on meil olemas, aga meil on raske neid kasutada, sest hindamise põhimõtete kohaselt tuleb eelistada ikkagi võimalikult turupõhiseid tehinguid. Enampakkumise teel tehtud tehingud, nad võivad iirduda natukene siis vaba turu tehingute põhimõtetest, et hindamistandard 11. osa näiteks ütleb, et pigem neid ei kasutata. Vot. Ega mul vist rohkem midagi ei olnudki, et siin küsimuste voor äkki. Mikrofon. Jaa, sobivalt. Meil on selleks ilusti aega küsimusteks, nii et mõelge. Peeter Karpo, Maa ja Ruum, maaparandushoid. Selle hindamise juures me ei arvesta ju praegu seda olemasolevat drenaaži olemasolu seal põllul näituseks? Ei, selles mõttes, et hindamine toimub ikkagi meie poolt ilma ülevaatuseta. Kutselised hindajad, kes koostavad eksperthinnanguid erasektoris, nemad käivad ka kohal, aga nad välistavad igasuguse ehitiste seisukorra nii-öelda klauslitega ära, et nemad ei hakka kaevama, nad ei hakka vaatama. Kui kusagilt ilmneb, nähtub või omanik näiteks ütleb, et on probleem, eks nad peavad sellele tähelepanu pöörama, aga kui nad ei oska seda arvesse võtta, siis nad pigem panevad välistava klausli. Siis praegu, ütleme, selle viimase sügise või selle suve ekstreem nende vihmade ja sademete hulga pealt on praegu selline situatsioon, et nõndanimetatud maa ja ruumi hallata olevatel drenaaži objektidel on järjest kasvav see katastroof, ühesõnaga põld hävib oma pindalalt. Ja mida aasta edasi, seda suurem see pindal on, millal see rentnik enam toimetada ei saa. Kuidas on siis see vaade, et kas siis nüüd siis rentnik peaks hakkama nüüd tähelepanu pöörama selle maaparandushoiule või peab nagu siis maa ja ruum sellele tähelepanu pöörama?
See tõstab muidugi selle rendi, ütleme, kui maaeluruum panustab, tõstab rendi hinda. Selles mõttes, et ma kujutan ette, et rentnik peaks oma tagasiside suunama ikkagi meil mõnele teisele osakonnale, mitte hindamisosakonnale. Et äkki Maire osakond on see asjakohane instants, kus on, noogutad. Okay. Et tagasiside peab ju kusagil lõpp. Maire tahab kommenteerida. Aga siit poolt tahetakse võib-olla kommenteerida. Annan mikrofoni. Nii. Ja. Katri Värv. Mina kommenteeriks seda niipidi, et rentnikul on võimalus koostöös rendileandjaga leida seal lahendus. Et meil on erinevaid variante selle koostöö tegemiseks. On variant see, et rentnik teeb töö ära ja meil on võimalik seda rendilepingu alusel tasaarvestada. On variant, et rentnik teeb töö ära ja taotleb PRIAst toetust ja on ka see variant, kui meil on rahalisi võimalusi, siis oleme ka ise suuremaid töid ära teinud, et seda asja nagu lahendada. Et need on praegu, see sõnum peab jõudma rentniku poolt maaomanikuni. Et siis on võimalik koostöös neid lahendusi leida. Ütleme, rentnik peaks, et maa ja ruumil on sellised võimalused pakkuda. Ja rendilepingus on ka kirjas. Kui rendilepingut lugeda, siis seal on kirjas, jah. Et see tuleb pöörduda meie poole ja siis saame neid lahendusi leida. Et need lahendused on ka ajas muutuvad. Nii, siin pole ka küsimus. Proovime, ma saan aru, et siin mõnus on teha, aga Teamsis vist ikka inimesed kuulavad meid. Küsimus selline, et kui meil on nende maaparandussüsteemidega, riigimaadega probleeme, ilmselgelt oma visuaalse pildi põhjal võin öelda, et te ei ole kõige parem maaomanik. Aga vabandust, ei, ma räägin, kui on maa- ja ruumiamet on nagu maaomanik, ja ta rendib neid maid, aga mis te neid hoiate? Mis te neid ära ei müü neid maid? Ma saan aru, et riigimetsa osas meil on metsaseaduse kirjutatud, kui suur osa meie maismaa pinnast peab olema riigi oma, aga kuidas see on maa- ja ruumiameti puhul ja põllumaade osas ja nende muude maade osas, sest tegelikult minu eelmine küsimus ei olnud tegelikult mitte niivõrd rendimaade osas, sest rendimaad on kasutuses, seal ei olegi võsa peal, vaid just nende maade põhjal, mis tegelikult pole rentnikku leidnud, mis jätkuvalt on maa- ja ruumiameti omad, endised põllumaad, nad on vahepeal jõudnud juba võssa kasvada ja nad lihtsalt seisavad ja nad ei tooda tegelikult kellegile midagi praegu. Aitäh. Aga jah, Anu kohe kommenteerib siit. Ja kommenteerin nii palju, et kõigepealt lahendan selle olukorra, et marul tegelikult on 0 hektarit maad, et meie oleme saanud lihtsalt selle õiguse, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maid siis hallata. Jah, see on õige küsimus, miks riik selline maaomanik on olnud ja tegelikult on see üha rohkem ka fookuses, et selles osas parem omanik olla. Selles osas, mis maad peaksid üldse riigile jääma, mida anda kasutusse, mida anda siis nii-öelda maaportfellist välja. Ja sellist strateegilist vaadet me järjest endale loome paremaks, sest ausalt see ülevaade ei ole olnud kõige parem. Ja ma loodan, et sealt tulevad ka need vastused, mis Anti välja tõid, mis sellistest maadest saavad, mis varem olid põllumajanduskasutuses ja mis enam põllumaaks sellisel kujul ei sobi. Et 1. jaanuarist hakkab meil kohe eraldi inimene selliste teemadega tegelema, et sellist vaadet kokku panna. Üldiselt poliitiline suund on see, et riik oma portfelli ehk enam nii lihtsalt laiali ei jaga, nagu ta senistel aastatel teinud on, seda müügi poolt vaadatakse kriitiliselt üle, ehk müüa seal, kus on tõesti vajalik müüa ja ei ole sellist otsest kasutusvajadust riigil endal olemas. Siis selliseid maatükke anda välja poole.
Aga põllumajandusmaad on olnud ka natuke strateegiline vaade, et neid hoida portfellis. Iseküsimus ongi see, et kui me vaatasime ka seda rendile andmise protsenti, et see ei tulnud 100% täis. Ehk jällegi sealt jäävad mingid maad alles, mis lähevad järgmisele pakkumisele, seal on maid, mis on käinud juba korduval pakkumisel. Ja võimalik, et sellised maad lõpetavadki nii, et see põllumajanduslik olukord ei ole nii hea, et küll aga on korduvpakkumiste eelis see, et see hind muutub ka alati kasutajasõbralikumaks. Ehk need kohalikud tootjad tegelikult oskavad seda maad kõige paremini hinnata, nende kasutusvõimalusi, kui kaugel see nende üksustest on, kui lihtsalt on ta nendel kasutusele võtta. Ja loodame, et seal see hinnabalanss ikkagi lõpuks leitakse läbi selle korduvpakkumiste kasvõi, sest riigi eesmärk on, et need põllumajandusmaad kasutuses ikkagi võiksid olla, sest me ise endale maru alla ühtegi sellist põllumajandusüksust luua ei kavatse. Et mustvalget vastust mul sulle anda ei ole, küll aga see, et murekoht on teada ja püüame lahendusi otsida ja loodame jah, et see hind sellistel vähem väärtuslikel maadel ka siis meie pakkumistes muutub tootjatele kättesaadavaks, et nad siis vähegi seda maad korras hoiaksid. Ja kas on veel kommentaare, küsimusi, mingi uusi teemanurki selles temaatikas? Kõik on kõik selge. Kas Teamsis ka ei ole midagi? Ei tule? Me lootsime, et Teamsist tuleb eriti palju küsimusi, aga kuidagi ei tule. Nii, aga siis, kui tõesti kõik on väga rahul omadega. Rahul ei ole. Nii, aga palun, millega ei ole rahul? Ma tahaks ikkagi teada. Ärme lähe rahul olematutena laiali, meil on veel aega. Ikka see turuhind jäi kummitama, et sealt saavad need paljud hädad alguse, et see alghind on, ma ei taha öelda halvasti, aga ta on administratiivne turuhind, mis te sinna panete nendel maatükkidel alghinnaks, et tegelikult on ju turul ka enamus ongi erasektori maad ja on erarenditurg, et see jääb ju oluline maahulk jääb sellest kajastamata, et tegelikult et see on üks väike osa, mida te manageerite ja pakute avalikkusele, aga sellega te oletegi saanud end mugavasse positsiooni panna ja olete seda turuhinda kunstlikult maakasutajate jaoks üles vedanud, et see ei ole õiglane lähenemine teemal. Turuhind või rendihind? Need on mõlemad ju võrdsed. See rendihind ongi, et te olete seda rendihinda kunstlikult üles vedanud, et see alghinnastamine on vale. Veel kord teiste turusegmentidega võrreldes kinnisvaraturul, siis ütleme 3% on ääretult vähe. See täpselt viitabki sellele, et kulutusi tegema ei pea, kuigi need kulutused, ma saan aru, et on paljud ees ootamas maaparanduse näol juba, ehk siis tegelikult turu normaalsus on hoopis teine, teistes valdkondades. Siin see 3% oli 2018-19 tehingute analüüs, 2020 sai see paika, ma arvan, et seda valideeriti üle veel äkki 22-23 ka veel, aga meil tõesti ei ole keskset andmekogu renditehingute kohta. Ka püüdleme selle poole, jah, no mis minu töölaualt üksikud läbi käivad, et seal on väga ilusad rendihinnad, aga minu laual jõuavad ka need sellised hindamised, kus üritatakse näidata, kui ilus elu on. Tihtipeale see Eesti elu tahetakse hästi ilusaks näidata, aga tegelikult on palju karmim, et me olen ju iga päev jalgadega seal maa peal ja pean selle leiva sealt teenima otseselt, et see tuleb ikka väga-väga raskelt. Te olete rentnik siis, jah? Jah, rentnik. Ma olen kõigis positsioonides. Ma olen maaparandaja, ma olen rentnik ja olen ka maaomanik, et mul on kõik positsioonid kaetud ja paljude aastate vältel, et see minu elukestev töö on, et ma ei ole juhuslik tulija ja et see ongi, et see maa kasutamine eeldab pikka vaadet, et seda ei saa võtta lühiajaliselt, et kas või siia 5-aastane periood, et see näitab ka seda ära, et sinna on palju hädad sisse maetud, et sellega ei ole ühtegi tasuvust, et põllumajandustootja jaoks, et ta ei saa võtta sinna pikki investeeringuid peale ja sama see PRIA meedegi, mis meil leidis, et on alakasutatud, et sellest tulenev, et PRIA nõuab ju 5 aastat peale investeeringu tegemist veel sihtotstarve säilimist, et selles on juba vastuolu, et me oleme tervikuna maa kasutamise poliitikaga valel teel, et ja sealt on need paljud hädad alguse saanud ja et ma saan aru, et riigina te tahate seda tulubaasi suurendada ja maksimeerida, aga me ei saa seda
võtta kõigi nende turuosalistega võrdselt seda põllumajandusmaa kasutajad, et seal me oleme ikka toidutootjad ja et seda ei ole, ta ei ole selline, nagu eile olin Äripäeva põllumajanduskonverentsil, et jõuti tõdemuseni juba konverentsi alguses, et enam põllumajandus ei ole äri, et see on elustiil, eluviis, et toit läheb meile üha kallimaks ja me peame seda põllumajandusmaad oskama ka hoida, et ärme teda niimoodi äriliselt seisukohast võtta, et vaatame pikka vaadet, et me saaks oma rahva ära toita ja tervislikku toitu tarbida siin koha peal, et katsume nagu selles võtmes mõelda, et see on päeva lõpuks kõigi meie tervis ja eluiga ja et katsume selle teema laiali tõmmata ja ärme nii kitsarinnaliselt võtame, et põllumeestel on see tahe olla ja hoida seda maad, et me oleme seda aastakümneid teinud vaatamata riigikorrale, aga praegust on meil administratiivselt surutud sellisesse seisu, et tihtipeale oleme parasjagu alandatud, et küll süüdistatakse meid odavas rendis ja maaparandusteemad sätitakse kahtluse alla, et vean ise 3 maaparandusühingut, et üle 460 liikmega, üle 100 kilomeetri eesvoole, oleme võinud maksimaalselt kõike teha, aga neid asju on ka kahtluse alla sätitud, et päris keeruline. Ei, see kindlasti vajab poliitilist lähenemist. Asi on selles, et kasutustasudega seonduv, nagu ennem slaidile peal oli, et riigivaraseadus paragrahv 18 ütleb, et vähemalt turupõhine kasutustasu. Ehk siis sealt on esimene piirang. Ja teine on tõesti siis kinnisasja erakorralise hindamise kord, mis ütleb 3% maa väärtusest. Et see on sisuliselt on lukus meie poolt vaadatuna, ehk siis tuleb õigusaktide tasandit alustada. Et kui see vajab täiendavat subsideerimist, siis see ei ole enam hindamise teema. Aga see on paljudes valdkondades. Täna korteriturg, kallis on rentida, kallis on osta. Ühesõnaga samad mured. Et on need, kes on saanud õigel ajal oma ostud tehtud, varaportfelli kasvatada, et nemad saavad ratsutada korralikult siin. Aga nii-öelda uued tulijad nii põllumajanduses kui näiteks elamuturul, eluasemete turul, neil ongi raske. Ja üks kommentaar siit poolt ka veel. Selle eelmise küsimuse kohta tahtsin lihtsalt kommenteerida. Rudolf, on ju nii, et me võtame nii-öelda tehingute statistikas arvesse ikkagi need kõik tehingud, erasektori vahelised tehingud ja sealt tuleb see maa nii-öelda turuväärtus. Absoluutselt, selles mõttes, et mitte siin ei ole nagu need Maa- ja Ruumiameti, ütleme, oksjonite tehingud ei ole vaatluse all. Ei. Ikkagi kogu nii-öelda turu ostud müügid ja sealt tuleb see nii-öelda turuväärtus. Et turg käib inimeste vahel. Seal on enamus erasektori vahel. See on arvesse võetud ja rendihind 3%, mis seal juba tuleb õigusaktist, et see 3% renditootlus on ka erasektoris üsna tavapärane, just põllumaa rendi puhul. Aga teistes sektorites keegi ei ostakski välja rentimise eesmärgil, see oleks mõttetu rahapaigutus. Põllumajandus on erandlik. Nii, siinpool veel oli küsimus või kommentaar. Et vahepeal tasus kindlasti investeerida, kui oli näha, et väärtused kasvavad, aga nüüd on juba 3. aasta stabiilne. Et me peame natuke seda ka arvestama, et kuidas teie kätte need maad on jõudnud. Põllumajandusmaad, need on enamasti need maad, mida ei ole tagasi tahetud. Need on enamasti viletsamad maad. Ja kui te võtate nagu selle keskmise, millega müüakse põlde, siis see on juba loomulikult natukene need ongi väärtuslikumad maad oma olemuselt. Mida müüakse, mida näiteks eraturg omavahel müüb, need on enamasti väärtuslikumad põllud kui need, mis tegelikult teie käes on. Need on tavaliselt see nii-öelda see natukene viletsam osa sellest maadest, mis selle omandireformi käigus jäid tagasi võtmata. See on väga tihti on ju see taust selline nende maade taga. Ja see omakorda kinnitab seda, et kui rendime kehvemaid maid, aga müüakse keskmiselt paremaid maid, et siis see määr tulebki madalam. Et ta võib vabal turul olla kõrgem. Turuhind tuleb tehingute järgi terves Eestis. Ja aga viletsamad me võrdlesime riigimaade neid tehinguhindasid ja muid teadaolevaid rendihindasid, kui me seda 3% tuletasime. Ja korra, Nii, Anuga kommenteerib. Rudolf tegelikult ettekandes väga kenasti tõi välja, et see ei ole ainus, mille pealt hind kujuneb, ehk vaadatakse ka seda maatükki eraldi kõik omadused peegeldatakse. mis tegelikult kajastubki selles Iga hindamine on analüüs, igale objektile vaadatakse eraldi otsa, see ei ole lihtsalt keskmine ja läheb. Nii, kuulge, nüüd on väga hästi, ma olen juba siin ilusti ajas.
No Anu peab selle siin ka järgmises sessioonis kokku võtma, aga kui sa neid kitsaskohtasid ka kuulasid, kas te olete teadlikud, kas see jutt siin jõuab ka lõpuks poliitiliste otsusteni, sest siin ma saan aru, on vaja ikkagi suuremat, pikemat vaadet ja poliitilist otsust. Ja siin tegelikult need teemad, nüüd oleneb teemast, jõudsime päris mitu teemat siin läbi tuisata selle 1,5 tunniga, et ongi päris pikad teemad, et kui me alustasime siin maaparanduse järelkasvu teemadest, investeerimisvõimekustest ja sellest tootja teadlikkusest, ma ei tea, aastas mitu korda vähemalt oleme seda lahanud ja mõelnud, kuidas paremini ja samamoodi maade rentimine ja hinnastamine, et ega see vaade, mis nendelt enampakkumistelt vastu vaatab, et see 74% rendi puhul on isegi täitsa tore number, ma ütlen, et müügi puhul on see huvi veel tagasihoidlikum. Eks ta peegeldubki seda seisu, mis majanduses on ja mis olukorras meie tootjad on. Ja vastavalt sellele tuleks ka mõelda tõesti õigusruumi paindlikkusele, et need tootjad oleksid jätkusuutlikud ja seadusandlus toetaks nende tegevust. Et kui ma nüüd kokku võtan, siis hästi tore, et me jätkuvalt nendel teemadel räägime ja kitsaskohti välja toome. Tean, siin Teravad pastakad kirjutasid samal ajal neid asju ka üles, et ministeeriumi inimesed on meil siin saalis olemas ja neid diskussioone saab edasi viia. Ja ma arvan, et see ongi üks oluline teema, et me peame olema ise valmis neid diskussioone pidama, sest kui me sellest ei räägi, siis need sumbuvad. Ja mõne valdkonna puhul mul on see täitsa mure, sest vahel tundubki tootjatel juba, et mis ma siin enam, aga kui see käega löömine tekib, siis neid muutuseid ka ei tule. Et me oleme pikaajalise toimega ehk nende muutuste rajal, aga seda rohkem peame olema ise järjekindlad, et neid muutuseid soovida ja suunata. Ja, aitäh, Anu. Meie aeg hakkabki otsa saama. Ma arvan, et teeme iseendale ühe suure aplausi kõik. Aitäh esinejatele, aitäh kõigile, kes te arvamust avaldasite. Aitäh, et te julgesite oma arvamust välja öelda ja ka seda, et te olete rahulolematud ja millega täpselt niimoodi see diskussioon, et me ei saagi ainult headest asjadest siin rääkida. Meil on nüüd 0,5 tundi pausi ja siin on meil puuviljad ja kohvi ja demoala, nii et 0,5 tundi pausi ja siis juba jätkame suures saalis oma viimase päeva sessiooniga, kus juba hakkab kokkuvõtete tegemine. Nii et aitäh tulemast siia sessioonile.